Tere kuulama Valga haigla taskuhäälingut Piirilinna tervisejutud. Mina olen Riina Järvesalu ja täna on mul rõõm tervitada stuudios Tiina Tederit. Tere tulemast! Tere tulemast! Sina oled infektsioonikontrolli õde, meie kuulajatele juba tuttav ja me räägime täna seoses vaktsineerimistega. Me anname inimestele informatsiooni ja nõu, sest igaühe tervis on tema enese otsustada ja tema enese kätes. Aga iga enda tervisest hooliv ja lugupidav inimene peaks oskama teha siis tarku valikuid. Me oleme juba kuulnud selliseid lauseid, et gripp veel ei ole vist täielikult kohale jõudnud, aga kui ta tuleb, siis täie hooga. Mida see täpsemalt tähendab? Praegusel hetkel on haigestumine ülemiste hingamisteede viirustesse kindlasti tõusulainel, aga päris gripihooaeg, et ei ole veel kätte jõudnud, teda küll esineb, aga päris kõrghooaeg pole veel saabunud, et kindlasti on see veel ees. Et see nagu pigem tähendabki seda, et me oleme ootel ja mida me kindlasti teame, et gripp ei jää tulemata. Et gripihooaeg kindlasti algab, saab oma tõusulaine, ühel hetkel ta ka vaibub ja võib-olla on ka teine tõusulaine, nii et igal juhul see on meid ees ootamas, jah. Tekibki kohe küsimus, et mille järgi või mille põhjal siis ennustatakse, kui vägev see laine tuleb? No me teame seda, et maailma teisel poolkeral siis on juba gripi hooaeg lõppemas ja alati vaadataksegi, et kuidas nendel on läinud ja kui palju haigestumisi on siis nendel olnud ja tõepoolest tänasel päeval prognoositakse varasemat algust, prognoositakse raskemat kulgu, nii et me oleme natukene murelikud praegu. Miks siis seda grippi nii väga kardetakse? Gripp on lihtsalt raske hingamisteede haigus ja tegelikult väga kergelt võivad inimesed haigestuda, tüsistused tekivad grippi haigestumise järgselt ja gripp on üks vähestest respiratoorsetest viirustest, mille vastu me tegelikult saame ise ka midagi ära teha, et lasta organismil toota antikehi, et me oleksime rohkem kaitstud. Et mida me peame teadma loomulikult, et ka vaktsineerimine gripi vastu kindlasti ei anna 100% kaitset, et on vaktsiine, mis annavad seda, aga gripi vaktsiin seda kindlasti ei anna. Küll aga on kahtlemata rohkem kaitstud need inimesed, kes teevad seda igal aastal. Ehk meil on kogu aeg see immuunmälu meie organismis olemas ja me igal aastal siis nii-öelda tõhustame ja anname sellist uut informatsiooni jälle juurde, aga see eelnev immuunmälu on meil ka olemas, nii et igal juhul see töötab alati paremini, kui me teeme seda igal aastal ja pika perioodi vältel. Igal aastal ka vaktsiine täiustatakse. Just. Sel aastal on jälle midagi muutunud. Mis täpsemalt? Ja, et igal aastal Maailma Tervishoiuorganisatsioon teeb ettepaneku, et millised gripiviiruse tüved peaksid olema gripivaktsiini sees. Sellel aastal on meil siis 2A gripitüve ja 1B gripitüvi. Ja see prognoos on siis tehtud eelmiste hooaegade järgi. Mis siis saab, kui sel aastal hoopis mõni muu tüvi tuleb, mille vastu me kaitstud ei ole? No alati selles mõttes see hirm on, et nii nagu ma ütlesin ka, et meil ei ole selle vaktsiini puhul tegemist sellega, et me saaksime sellist maksimaalset kaitset. Et see tõhusus võib selle vaktsiini puhul olla seal 60, 70, natukene üle 70%, et see tõepoolest need respiratoorsed viirused on sellised väga kergesti muutuvad, heitlikud, et väga täpselt prognoosi me vaktsiinide osas teha ei saa, küll aga ütleme mingisugused ühisosad on ikkagi nendel erinevatel tüvedel alati olemas. Kui kaua ühe vaktsiini toime kestab? Millal see üldse tekib peale vaktsineerimist? No peale vaktsineerimist ikkagi nii nagu iga vaktsiini puhul organismis tekivad antikehad 2 nädala jooksul. No ütleme 10-14 päeva. Aga kui sa oled nüüd vaktsineeritud kõikidel juba mitme aasta vältel, siis kindlasti tekivad need antikehad pisut kiiremini. Kui kaua see kestab? No maksimaalselt 6 kuud, et ikkagi pool aastat, mitte enam. Kuidas üldse gripi nakatumine toimub?
toimub ju piiskade vahendusel. Et ikkagi keegi meie hulgast on haige ja võib-olla respiratoorsetele viirustele on ka iseloomulik, et inimene võib olla juba nakkusohtlik paar päeva enne seda, kui ka konkreetsed sümptomid tekivad. Et ehk siis see on tema niisugune ellujäämise mehhanism ja levimise mehhanism, et me tegelikult olles koos kuskil kellegiga, kas oma töökohal või võib-olla kuskil vabal ajal, et me tunneme ennast hästi, aga tegelikult võib juba keegi olla haige, et aga enamasti, et ikkagi piiskade vahendusel keegi köhib, keegi aevastab, kellelgi on kas siis nohu või ütleme selles mõttes. Ja siis me lihtsalt oleme selles samas kohas aeg ja ruumis ja võime nakatuda. Kui palju näiteks puutepindade kaudu võib nakatuda? Ja gripiviirus jääb väga hästi ja teised respiratoorsed viirused jäävad ka väga hästi pindadel ellu ja et nad võivad seal olla ikkagi kohe päris pikalt. Nii et eks selline potentsiaalne võimalik nakatumine võib olla ka pindade vahendusel. Küll ei ole see nüüd võib-olla selline esmane võimalus nakatumiseks. Aga ei saa ka öelda, et seda kaudu ei saa. Valga haigla vaktsineerimiskabinit neljapäeviti kella 10 kella 17 on lahti. Missuguseid vaktsiine teha saab? Tegelikult me oleme mõelnud kabinetis tegevust nii, et jah, hetkel on meil selline hooaeg, kus me vaktsineerime väga palju gripi vastu ja soovi korral ka COVIDi vastu, aga tegelikult on võimalik saada kõiki erinevaid vaktsiine ja just ka võib-olla välja tuua seda, et tegelikult kui ma ka lähen kuhugile reisima, planeeringi kuskile reisikorraldaja annab mulle soovituse, et jah, et selles riigis võib-olla mingisugune nakkushaigus levib, see on võib-olla vaktsiin välditav nakkushaigus, et siis tegelikult on mul võimalik ka endale seda kaitset luua ja me kindlasti oleme teinud selle võimekuse siia Valga haigla vaktsineerimiskabinetti, et on valgamaalastel võimalik siia pöörduda ja neid vaktsiine siin kohapeal saada, et nad ei pea selleks sõitma kuhugile mujale. Missugused on need riskirühmad, kes saavad vaktsineerimist tasuta? Gripivaktsiini puhul on nii, et 6. elukuust kuni 7. eluaastani ja 7 eluaastat siis kaasa arvatud on riskirühm siis, kes siis saab tasuta gripivaktsiini ja 7. eluaastast kuni 18. eluaastane siis kaasuvad krooniliste haigusdiagnoosidega lapsed saavad tasuta ja täiskasvanud inimesed alates 60. elueast saavad tasuta vaktsiini, et ülejäänutele on see tasuline. Kõik inimesed ei ole vaktsineerimise poolt ja väga erinevatel põhjustel. Ma usun, et neid, kes kardavad lihtsalt seda süstla, nõela ja torget, on ikkagi märkimisväärselt vähem kui neid, kellel on võib-olla mõned muud põhimõtted või hirmud. Üheks suuremaks hirmuks on võimalikud kõrvaltoimed. Missugused on need gripivaktsiinidel? Tegelikult gripivaktsiin ei erine ühestki teisest tehtavast vaktsiinist, et ikkagi jällegi süstekoha valulikkus, me ju süstime tegelikult lihasesse vaktsiini ja see süstekoha valulikkus on üsna sage, võib tekkida ka turse selles mõttes sellesse piirkonda. Need on sellised täiesti normaalsed kõrvaltoimed, et kui on valulikkus, kui on turse, siis tegelikult külma aplikatsioon on selline asi, mida nagu väga lihtsalt saab kodustes tingimustes panna selle süstekoha peale, võtab väga hästi vähemaks seda valuaistingut ja vähendab turset. Gripivaktsiini puhul võivad ka tekkida sellised kerged gripilaadsed sümptomid. Enamasti need tekivad ikkagi sama päeva õhtul näiteks või ütleme nii mõnegi tunni möödudes peale vaktsineerimist. Ja mis nendeks siis on, et niisugune peavalu, võib-olla lihasliigesvalu, võib-olla ka palavik. Et kui sellised sümptomid tekivad, siis tegelikult täiskasvanud inimene ja ka lapsed loomulikult saavad võtta paratsetamooli. Lastel on omad doosid ja täiskasvanutel kindlasti on see 1 gramm paratsetamooli, mis kindlasti leevendab neid kõrvaltoimeid.
no võib esineda ka sellist kerget väsimustunnet või niisugust niisugust natukene sellist uimasust, et ega midagi, et need lähevad lihtsalt mööda. Et 24–48 tunni jooksul need kõrvaltoimed peaksid mööduma, et kõrvaltoimed kunagi nagu karta ei maksa, et tegelikult see on organismi selline normaalne vastus, et mõnedel ei teki ja mõnedel lihtsalt tekib. Kuivõrd tark mõte on teha korraga nii gripi kui COVID-i vastane vaktsiin? Me oleme teinud seda väga pikki aastaid juba. Organism saab hakkama mitme erineva vaktsiiniga, et ei pea kartma, et nüüd võiksid tekkida mingid sellised erilised kõrvaltoimed või tekib mingi selline halb enesetunne, et seda kindlasti mitte, et täiesti julgelt võib teha mitut vaktsiini korral. Suur aitäh, Tiina Teder tänase intervjuu eest. Aitäh!